Tere tulemast Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku suvepäeva töötuppa üleloomulik lastearmee. Nagu arvata võib, räägime me selles töötoas lastest. Kõigepealt ma sooviksin, et me mõtleksime hetkeks selle peale, millised emotsioonid ja tunded ja mõtted tekivad meilt seoses teemaga lapsed koguduses. Ma annan mõned mõtted, võib-olla need panevad ideed ka jooksma või kinnitavad seda, mida sa enda südames juba praegu mõtled. Piiblilood, piltide värvimine, kleepimine, meisterdamine, meelelahutus, mängud, võib-olla isegi distsipliin, korrale kutsumine. Kui sul ei ole lapsi ja sa ei ole võib-olla ka koguduses lastega üldse kokku puutunud, siis sa võib-olla mõtled isegi, et see on arusaamatu, ebaolulinegi. Ma tahan veel esitada ühe küsimuse. Kas lastetöö on meie kogudustes sellepärast, et meil on lapsed ja nendega peab midagi nii kaua ette võtma, kuni nad saavad tõsiselt võetavateks Kristuse ihuliikmeteks? Või on lastetöö meil juba praegu vägagi tõsiselt võetav töö harukoguduses? Mida tähendab laste tõsiselt võtmine? Alustame küsimusest, kas meie võtame oma usuelu tõsiselt? Ja ma usun, et kui me seda teeme, siis meil on päris kõrged ootused sellele, mis meie elu sees juhtub. Me usume, et me saame palve vastuseid, kui me palvetame. Me usume, et haiged saavad terveks, kui me paneme neile käed peale. Me usume ja eeldame, et vaimuannid töötavad meie eludes. Prohvetlik kõne, haigete tervendamine, imeteod ja tunnustähed, keeltes kõnelemine, keelte tõlgendamine ja kõik ülejäänud. Ja me ootame ja eeldame seda, et kui me läheme Jumala ligi teda ülistades ja kiites, siis me kogeme tema ligiolu. Ja me eeldame, et kui me võtame Jumala sõna ja loeme seda, siis see toidab meid, see täidab meid ja see saab elavaks meie jaoks. Nii et kokkuvõtvalt, kui meie võtame oma usuelu tõsiselt ja me võtame tõsiselt üleloomulikku Jumalat oma elus, siis me ootame ja eeldame, et Jumala üleloomulikkus väljendub ka meie eludes. Ja seega meie koguduse elus. Nüüd võrdleme neid ootusi, mis meil on oma usuelus, sellega, mida me just mõtlesime laste suhtes. Kui me oma usuelus eeldame ja ootame tervenemisi, imesid, Jumala liikumist, aga lastega koguduses seostuvad meil meisterdamised, värvipildid, siis mulle tundub, et midagi on sellel pildil justkui valesti. Midagi siin justkui ei klapi. Ma usun, et me kõik oleme veendunud, kui me oleme Jumala lapsed, et lapsed võivad saada päästetud ja neil on võime omada sellist usku, et kutsuda Jeesus Kristus oma südametesse. Ja me oleme selles veendunud. Aga mõtleme korraga selle peale, missugused ootused on meil lastele peale seda, kui nad on saanud päästetud. Kui mõelda tagasi selle kahe erineva grupi ootuste või mõtete peale, et me eeldame, et meie eludes toimuvad Jumala üleloomulikud teod, aga laste puhul me seda justkui ei eelda, siis kus on need lüngad siin? Kui me peame normaalseks seda, et täiskasvanud usklik paneb haigele käed peale ja ta saab terveks, siis miks ei võiks seda lapsed teha? Kui me eeldame, et tarkuse sõna, tunnetuse sõna, prohvetlik kõne toimivad täiskasvanute eludes, siis miks mitte laste eludes? Kui me eeldame, et usuand ja imetegude and toimivad täiskasvanute kaudu, siis miks mitte laste kaudu? Kui me eeldame, et vaimude eristamise and, keeltes kõnelemine ja nende tõlgendamine toimub täiskasvanute eludes ja toimib, siis miks ei võiks toimida laste eludes? Miks me ei oota ja eelda seda tihtipeale oma lastelt? Sellepärast, et nad on lapsed? Küsin edasi, aga mis siis, et nad on lapsed? Nad ei mõista, nad ei saa aru. Olgeme ausad, kas meie täiskasvanuna mõistame, kuidas toimuvad imeteod? Kuidas toimub usu kaudu tervenemine? Kuidas me saame püha vaimuga ristitud ja räägime keeltes? Kas meie mõistame seda? See on Jumala üleloomulik töö
ja väga palju on sellest ka meie jaoks saladus, mida me ei mõista. Nii et tegelikult selleks, et üks usklik võiks astuda selle üleloomuliku elu sisse, mida Jeesus meile pakub, on lihtsustatult vaja ainult 3 asja. Selleks on õige õpetus, usk ja julgus. Julgus usus välja astuda. Kas lastele ei peaks õiget õpetust jagama? Kas usk ja julgus on midagi sellist, mis kuuluvad ainult täiskasvanutele, mida lastel ei ole võimalik omada, rakendada ega kasvatada? Lähme piibli juurde ja vaatame, mida Jumala sõna sellest räägib. Matteuse 18. peatükis räägib Jeesus lastest ja ma loen salmid 1-5. Sel samal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid, kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavustesse. Väga tõsine kirjakoht. Heebrea kiri ütleb meile, meil on kõigile see tuttav, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Mida ütleb Jeesus selles salmis? Keda peab Jeesus niivõrd meelepäraseks Jumalale, et ta seab teistele eeskujuks? Need on lapsed. Laps on see, kelle Jeesus selles loos toob täiskasvanutele eeskujuks. Jeesus toob eeskujuks lapse usu. Seega Jeesus ütleb siin selgelt, et kui laps saab päästetud, siis ta ei saa endale mingit väikest mini-püha vaimu või mini-usku, mida ta siis kuidagi niimoodi natukene saab kasutada nii kaua, kuni ta saab siis suuremaks ja saab tegema neid tõelisi tegusid, et kus ta saab siis päris asju Jumala heaks teha ja omada päris usku. Vaid juba lapse usk on nii siiras ja nii ehe ja väeline, et sellega seatakse teda lausa täiskasvanutele eeskujuks. Nii et Jeesus ütleb siin tegelikult, et kullakesed, unustage isegi ära, et te taevariiki sisse saate, kui te ei usu samamoodi nagu lapsed, kui te ei usu sama siirusega. Ma olen täiesti veendunud, et Jeesus ei tahtnud siin täiskasvanute siirast usku maha teha, vaid ta tegelikult tõstis siin üles lapse ja teadvustas lapse kaudu, et lapse usk ei ole kuidagi teisejärgulisem ega nõrgem. Siin me võime öelda, et jaa, et aga siin Jeesus rääkis taevariiki sisenemisest ja ta rääkis siin päästmisest. Aga vaatame edasi. Aga enne seda jätame meelde, et Jeesus ütles selles viimases salmis, mida ma lugesin, et lapsed on pisikesed minusse uskujad. Ta ei öelnud pisikesed minusse pisikeselt uskujad. Markuse 16, salmid 17 ja 18 ütleb nii, kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Ei ole selles kirjakohas ega ka kuskil mujal piiblis kirjas, et uskuja, kelle siin räägitakse, peab olema vähemalt 15-aastane või lausa 21-aastane, selleks, et nad võiksid teha neid asju. Piibel ei pane meile ka siin kuskil vanuse piirangut. Jeesus ütles, et laps on pisike minusse uskuja ja uskujaid saadavad sellised tunnustähed, mida Jeesus siin välja tõi. Nii et kõigepealt tuleb esitada meil lastele evangeeliumi ja järgmine loogiline samm on juhatada nad üleloomuliku Jumala elu juurde. Ja sealt võib välja kasvada ka üleloomulik laste armee. Millest algab üleloomulik elu? Sellele, et Jeesus ei lubanud oma jüngritel Jeruusalemmast lahkuda enne, kui nad olid saanud ristitud püha vaimuga, oli väga-väga tõsine ja sügav põhjus. Sest alles püha vaimuga täitumisel hakkasid nende ihudest voolama elava veejõed. Alles siis said nad julgeks, et Jumala sõna julgelt kuulutada ja imed ja tunnustehed hakkasid toimima jüngrite kaudu.
Ma olen ise näinud seda, kui kergesti saavad lapsed püha vaimuga ristitud ja mul on isiklikke kogemusi selle kohta, kuidas täiskasvanu ei pea olema isegi juures ja Jumal teeb seda suveräänselt ja üleloomulikult, ristib lapsed püha vaimuga ja lapsed hakkavad rääkima keeltes. Nii et kui tema otsustab anda püha vaimu meie lastele, nii et me ei pruugi sellest isegi teada mitte, siis miks ta ei peaks nende kaudu tegema seda kõike muud, mida ta tahab teha meie kõigi Jeesuse jüngrite täiskasvanute kaudu. Ükskõik, kas tegemist on lastetöölistega või lapsevanemaga, pastoriga. See, kes puutub lastega kokku ja igatseb, et tema lapsed või tema koguduse lapsed võiksid vaimulikult kõrgemale tõusta, siis meie eelduseks selleks on see, et meie endi ootused selle suhtes, mida lapsed on vaimulikult võimelised tegema, tõusevad kõrgemale. Selleks on meil vaja lastele tutvustada Jumala väge ja näidata ning õpetada neile, kuidas seda teha. Jumala eesmärk on Kristuse ihu ülesehitamine. Ja ma olen märganud, et Jumal kasutab oma üleloomulike eesmärkide täitmiseks tihtipeale väga selliseid mõistlikke ja loogilisi strateegiaid. Kuidas Jumal ehitab Kristuse ihu üles? Efesuse kiri 4. peatükk ja salmid 11 ja 12 ütleb seda. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Siin räägitakse pühade inimeste ettevalmistamisest. Ja meie täiskasvanud oleme need, kel tuleb valmistada ette ka väikseid pühi. Kui laps on võtnud Kristuse vastu, siis ta on väike püha. Ja meil tuleb endil saada värske visioon sellest, mis on see, milleks me oleme kutsutud. Ning küsima endalt ka tõsiselt, missugune näeb välja laps, kes on tõeline Kristuse jünger. Missugune on laps, kellest koosneb üleloomulik laste armee. Meil tuleb laduda see vaimulik vundament, et lapsed tuleksid meie kirikupinkidest püsti ja nendest saaksid aktiivsed osuvõtjad Kristuse ihu ülesehitamisel ja nende tegude tegemisel, mida Kristus ise tegi. Nagu ma ütlesin, selleks, et elada üleloomulikku elu, vajavad ka lapsed õiget õpetust, usku ja julgust. Kui me õpetame oma lastele tahket Jumala sõna, siis me kasvatame nende usku. Juhtides neid püha vaimuga ristimisse, saavad nad üleloomulikku julgust. Võib-olla sinu südames tekib mõte, et mida me siis nagu lastele õpetama peame või? See, mis sinu enda usku kasvatab, see, mida sa ise vajad, mida sul on endal vaja teada selleks, et olla tugev Kristuse jünger, täpselt sedasama vajavad ka meie lapsed. Ja üks meie peamistest eesmärkidest on varustada meie lapsi nii, et nad oleksid motiveeritud tõusma ja midagi ise tegema, mitte lihtsalt kuulama ja olema pealtvaatajad. Ma ei taha selles loengus otseselt keskenduda koguduse lastetööle, kuid kuna lastetöö olukord koguduses näitab päris hästi ära ka meie üleüldise laste vaimuliku seisu, siis ma natukene tahan vaadata koguduse lastetöö sisse. Uurimused on näidanud, et number 1 põhjus, miks lapsed lahkuvad kogudusest, on igavus. Igavus jällegi on number 1 põhjus, millest tekivad lastetunnis distsipliiniprobleemid. Ja number 1 põhjus, miks vabatahtlikud lahkuvad lastetööst, on distsipliiniprobleemid. Keskmiselt püsib üks lastetöö juht oma ametis umbes 2 aastat ja seejärel läheb ta juba uutele ja tähtsamatele kohtadele. Ja suheldes ise lastetöölistega kuulen ma pidevalt seda, et lastetöötajad on väsinud, õpetajad vaheltuvad, ei ole piisavalt inimesi, ei ole piisavalt töötegijaid ja ei ole isegi võib-olla lastetööd koguduses. Ja kui sina juhtud olema ise lastetöötaja ja sa tunned,
et su teenistuses, su laste teenistuses ei ole Jumala ligiolu ega liikumist ja siis sa suure tõenäosusega ei ole ise ka väga innustatud ega motiveeritud seda tööd tegema, kas pole? Ja tegelikult on sellest olukorrast väljapääse kaks. Üks on ära minna, ära lõpetada, otsida põnevamaid kohti, kus Jumal saaks meid kasutada. Ja teine asi on midagi muuta. Muuta suunda ja hakata astuma selles suunas, et ka meie laste tundides me võiksime kogeda Jumala ligiolu ja võiksime näha Jumala kätt liikumas. Et Jumala vägi toimiks meie laste kaudu. Uskuge mind, selline lasteteenistus ei ole mitte kunagi igav, kus Jumal liigub. Ja kes tahaks selliselt teenistuselt puududa? Aga see on võimalik, seda tehakse ja ma olen täiesti veendunud, et see on ka meie jaoks võimalik. Ja kui sinul on igatsus näha oma koguduse lapsi liikumas sellises Jumala väes ja sa igatsed selle järgi, et nad oskaksid kuulda Jumala häält, et nad oskaksid järgida Jumala häält, et nad oskaksid panna haigetele käed peale ja nii, et nad saaksid terveks ja anda edasi Jumala sõnumeid, kui Jumal tahab kedagi julgustada laste kaudu, siis sa võid teada, et me Nelipühi kirikus oleme astumas samme selle suunas, et kõik need asjad võiksid meie laste kaudu juhtuda ja toimida ja me oleme valmis võtma sellele teekonnale kaasa igaühe, kes on huvitatud ja kellel on nälg ja janu sama asja vastu. Nii et kui sa soovid kaasas olla, siis sa võid võtta otse minuga ühendust või meie kiriku keskusega ja me saame tutvustada sulle neid plaane, mis meil hetkel teoksil on. Nii et ärgem rahuldugem ka lastetöös vähemaga, kui on Jumala parim. Ärgem alahinnakem lapsi vaimulikult. Pakkugem neile täpselt sedasama, mida me ise igatseme. Ja ärgem magagem maha seda aega, mil nende laste südame põllumaa on pehme ja vastuvõtlik. Oled kuulnud seda tähendamissõna, millest Jeesus rääkis? Osa seemet kukkus ohakate sekka, aga muretsemised ja selle ajastu hädad lämmatasid selle seemne. Osa seemet kukkus tee äärde, kus linnud selle nokkisid. Osa kukkus kivisele pinnale, kus polnud palju mulda. Aga osa kukkus heasse pinnasesse, kus see kandis palju vilja. Nii et kui me võrdleme täiskasvanu ja lapse südant, siis kumb tundub pigem olevat see hea pinnas, mis võtab seemne vastu ja kasvatab seda. Kui sa võtad käsna ja kivi ning paned nad mõlemad vette, siis mõlemad saavad märjaks. Vahe on ainult selles, et käsn imab endasse kogu vee, mis vähegi võimalik, aga kivi saab ainult pealt poolt märjaks. Käsn, kui seda natukene pigistada, annab seda vett välja. Kivi ei anna midagi välja, sest ta ei võta midagi sisse. Ma arvan, et see on üks hea võrdpilt ka laste südamete kohta. Nii et ärgem oodakem liiga kaua, ärgem oodakem, kui need käsnad muutuvad kivideks. Sel ajal, kui meie ootame, et meie lapsed saaksid piisavalt suureks selleks, et õpetada neid Jumalasse uskuma, õpetab maailm neid Jumalasse mitte uskuma. Uurimuste järgi, mida laps õpib ja usub enne 12-aastaseks saamist, siis see on see, mida ta sisuliselt kannab edasi kogu oma ülejäänud elu. 3-aastase lapse aju on juba 85% ulatuses välja arenenud. 3-aastase lapse isiksus on juba üldjoontes välja arenenud ning nad räägivad juba oma emakeelt nii suurepäraselt ning oskavad sind selles ka manipuleerida. 5-aastase lapse aju on juba täiskasvanud inimese aju suurune. 5-aastase lapse uskumuste vundament on paika pandud, mida nad usuvad enda kohta, oma perekonna kohta, kultuuri kohta enda ümber. 7-aastaselt on laps juba miniversioon sellest, missugune saab ta olema täiskasvanuja. 9-aastase lapse moraalne ankur on juba paigas. Tema fundamentaalsed vaated tõele, väärikusele, õigusele, moraalile ja eetikale on paigas. 10-aastane laps, enamus neist vaid täiustab oma vaateid elule.
muutmata oma arvamuste juures enam midagi olulist. 12-13-aastane on uuringute järgi juba see, kes ta on ja tema põhilised uskumused, mida ta usub, on juba üsna kivisse raiutud. Meie investeering 4-14 eluaastani lastesse on otsustava tähtsusega kogu maailma tuleviku seisukohast. George Barna, üks Ameerika kristlik uuringute tegija, on öelnud nii: sisuliselt kannavad täiskasvanud kogu elu edasi neid uskumusi, mida nad võtsid omaks juba noorena. Põhjus, miks paljud kristlased on oma suhtumistelt, väärtushinnangutelt ja elustiililt nii sarnased mittekristlastega, on see, et kui nad olid lapsed, siis ei järgitanud neid keegi piisavalt vastavalt vaimulikele põhimõtetele radikaalselt teisiti mõtlema ja käituma. Selle järgi võib öelda, et kui me igatseme, et meie kogudustes on täiskasvanud, kes teevad imesid ja julgevad astuda nende Jeesuse tegude sisse, siis kõige lihtsam saada endale selline kogudus on alustada lastega ja kui nad kasvavad suureks, siis see on nende loomulik elustiil. See üleloomulik elustiil saab nende loomulikuks elustiiliks. Rick Joyner on öelnud, 85% kristlastest ütleb, et nad ei tea, mis on nende koht Kristuse ihus. Kuna lasteteenistus vajab abi, siis kas nad tuleksid appi lastetöösse? Ja nende samade inimeste kohene vastus on: vabandust, aga ma ei ole kutsutud lastetöösse. Kummaline on see, et paljud inimesed ei tea, milleks nad kutsutud on, kuid teavad täpselt, milleks nad kutsutud ei ole. Olgu see mõttekoht meile kõigile. 1/3 maailma inimestest, kogu maailma rahvastikust on alla 15-aastased. Ja vaadates tohutut hulka Kristuse ihus, kes ütlevad, et nad ei ole kutsutud lasteteenistusse, on tõusnud üles üks naine, kes ütleb: pole midagi, et teie lapsi ei võta, mina võtan lapsed. Selle naise nimi oli John Rowling, Harry Potteri seeria autor. Üks Ameerika suur telekanal on öelnud, et praegune põlvkond on Harry Potteri põlvkond. Keegi mõjutab alati meie lapsi. Tänapäeva laste põlvkond on siiski hoopis teistsugune kui eelnevad põlvkonnad. Nad mõtlevad teisiti. Me elame ühiskonnas, mis ajab taga igat sorti vaimulikke, vaimseid ja müstilisi kogemusi. New Age'ist satanismini. Ja me ei saa eeldada ka, et kõik lapsed on pärit sellisest kristlikust taustast, vaid tänapäeva noortele ja lastele ei ole mingi teema võtta natuke budismi, natuke hinduismi, natukene satanismi, natukene kristlust ja kõike muud ja segada need kokku üheks selliseks uskumuste puntraks. Nende jaoks ei ole see seal mingi konflikt, sest et nende jaoks on kõige olulisem kogemus, mitte õige õpetus. Nii et teisisõnu, kui inimene saab mõne idamaise uskumuse kaudu mingi vaimuliku või vaimse kogemuse, siis see kogemus muudab selle usundi või uskumuse tema jaoks väärtuslikuks. Nii et me võime öelda, et kogemus võrdub nende jaoks tõde. See, kas selles õpetuses ka tõde on, see ei ole üldse nii oluline. Ehk siis võib juhtuda selline kurb asi, et kui meie lapsed möllavad Harry Potteri seltsis ja nad saavad sealt kaudu mingi vaimuliku kogemuse, ükskõik kas positiivse või negatiivse, siis võib juhtuda kurb tõsiasi, et Harry Potter saab nende jaoks isiklikumaks kui Jeesus Kristus, kui nad ei koge tema ligiolu ega ole õppinud tundma ja kuulma tema häält. Seda me ei taha. Lapsed on näljased üleloomuliku järgi ja kui neil ei õpetata ja neil ei ole mingisugust, kuna neil ei ole õpetust, siis neil ei ole ka eristamisvõimet, mis on hea vaimulik kogemus ja mis on halb ning nad ei suuda turvalisest mitte turvalist eristada. Kõik üleloomulik on nende jaoks reaalne. Aga kui meie
Jumala lastena, Jumala kogudusena kasutame ära laste nälja üleloomulikkuse järgi ja õpetame neile tõelist Jumala väge, siis ma usun, et meie lapsed näevad seda, mida nägid Mooses ja Aaron. Et kui Aaron viskas oma kepi maha ja Vaarao nõiad tegid seda sama ning Vaarao kepist tuli madu ja nõidade kepist tuli madu, siis Aaroni madu sõi ära need nõidade maod. Nii et me igatseme, et meie lapsed näeksid samamoodi, et Jumala vägi on see õige vägi ja üleloomulik ja hea vägi kõigi nende teiste usundite, kogemuste ja väe taustal. Ja see on see õige, see on see tõeline. Kui me võtame lapsi tõsiselt ja kui me õpetame neile, kuidas kuulda Jumala häält, ja kui me õpetame neile, kuidas saada täidetud püha vaimuga, kuidas olla eestpalvetajad ja kuidas juhatada need Jumala ligiolusse, siis missugune on nende laste potentsiaal, kellele on õpetatud kõiki neid asju. Kui sulle oleks keegi 10-aastaselt õpetanud, kuidas kuulda Jumala häält, kas oleks sinu elus olnud otsuseid, mida sa oleks teinud teisiti? Kas oleks sinu elu läinud teisiti? Ma usun hullumeelselt, et kui meie õpetame oma lastele, kuidas kuulda Jumala vaimu häält ja julgustame neid saada täidetud püha vaimuga, siis nad ka teavad, missuguseid sõpru koolis valida. Nad teavad, millega peale kooli tegeleda. Nad teavad, kuhu minna ja kuhu mitte minna. Nad õpivad kuulama seda sisemist häält. Ja see õpetab neid eemale hoidma paljudest ohtlikest olukordadest. Jumala vaim saab neid ise juhtida. Ja siis on lapsevanemad teinud ära juba väga suure osa oma kasvatamise tööst, kui nad on õpetanud lapsi järgima Jumala häält. Sest lapsed on nii palju meie mõju alt väljas, kus Jumal ise vaid saab neid juhtida turvaliselt. Lõpuks ma tahan rääkida mõne tunnistuse lastest, keda on õpetatud Jumala üleloomulikus väes käima. Need ei ole veel Eestimaa lood, aga kuna need on lapsed, nii nagu meie omadki, siis mina usun, et kui meie tahame teistsuguseid tulemusi, siis kõigepealt tuleb meil endil hakata oma lastest teistmoodi mõtlema ning nägema neid Kristuse ihu täisväärtuslike liikmetena. Küll nad siis teevad ka samu tegusid. Üks väike India tüdruk, keda oli õpetatud kuulma Jumala häält, elas väga rasketes tingimustes, tema isa oli alkohoolik ja iga päev, kui isa tuli õhtul koju, siis peksis ta läbi nii oma ema kui oma väikese tütre. Ja see toimus päevast päeva. Hommikul isal oli väga-väga kahju sellest, mida ta tegi ja ta palus andeks, aga õhtul jätkus kõik samamoodi. Ühel õhtul, kui ta oli samamoodi oma pere taas läbi peksnud ja purjus peaga magas, siis see väike tüdruk korraga tundis, et Jumal juhatab teda minema kööki, võtma sealt õlipudeli ja minema ja võidma oma isa õliga. Ja see tüdruk palvetas oma isa eest ja võidis teda õliga. Ma ei tea, kui kaua ta seda tegi, aga tunnistus on see, et hommikuks oli see isa täiesti vaba. Üks väike poiste seltskond, kellele oli õpetatud lastetunnis haigete eest palvetamist ja haigete tervenemisest. Neil oli vaba päev ja nad otsustasid minna kohalikku haiglasse ja uurida, et kas me saame mõne haige inimese eest palvetada. Poisid läksid sellised 10-aastased umbes, läksid haiglasse ja küsisid sealt vastuvõtust, et me oleme kristlased ja me soovime kellegi eest palvetada haigete eest. Muidugi alguses neile seda ei lubatud, aga siis saadeti neilt mingil põhjusel see väike poiste punt, saadeti siis naiste palatisse. Ja see toimus Aafrikas, nii et me võime ette kujutada, missugune see haigla seisukord oli. Ja need poisid veetsid seal haiglas 2 tundi selles ühes palatis ja õpetasid kõigile nende naistele kõike seda, mida nad ise lastetunnis olid õppinud haigete tervenemisest. Ja siis nad palvetasid kõigi nende haigete naiste pärast, läksid ära. Järgmisel päeval siis mõtlesid, et lähme uurime, et mis seal haiglas toimunud on või äkki me saame veel kellegi eest palvetada. Ja kui poisid läksid haigla uksest sisse, siis vastuvõtus võeti neid kohe vastu, tere tulemast, väikesed pastorid. Ja tuli välja, et sellest palatist olid kõik naised peale ühe
koju lastud, sest et nad olid terveks saanud. Ja see üks naine, kes haiglas veel, selles palatis veel oli, tema oli olnud alakehast halvatud, ta oli kurt ja tumm ja nüüd ta istus oma voodis, sõi ja rääkis. Ja üks lugu veel, mis kinnitab seda, kuidas Jumal võib laste kaudu anda tunnetuse sõna, mis eemaldab nad ohuolukorrast. Üks laste seltskond pidas oma lastetundi iganädalaselt ühe ja sama suure puu all. Ja üks väike tüdruk ühel korral ütleb õpetajale, et õpetaja, järgmine kord me ei saa siin tundi teha. Ja õpetaja ütleb, et ei, me ikka teeme oma tunni siin, et aga kui sina ei saa tulla, et siis mis seal ikka, aga et me ikka teeme tundi. Ja see tüdruk ütleb, ei, et me ei saa, me ei tohi seda tundi siin teha. Ja käis selline vaidlus õpetaja ja lapse vahel mingi aeg, kuni õpetaja järsku mõtleb, et kas Jumal siin tahab selle lapse kaudu midagi öelda. Ja nad usus otsustasid selle tunni ära jätta järgmisel nädalal. Ja järgmisel nädalal täpselt sellel ajal, kui oleks pidanud toimuma see lastetund, toimus selle puu all 2 hõimu tulevahetus, kus inimesi sai surma. Kes teab, mis oleks võinud juhtuda, kui see tüdruk ei oleks kuulnud Jumala häält ja kogu see laste seltskond ei oleks kuuletunud sellele. Mida Jumal on praegusel ajal ütlemas meie tulevase põlvkonna kohta? See on see, mida meil on tihtipeale raske isegi uskuda veel, et Jumal seda teha tahab. Bill Hammond on profeteerinud, just praegu on Jumal suveräänselt külastamas teismelise eas lapsi, viies neid püha vaimu nägemuste ja üleloomulike külastuste sfääri. Nad profeteerivad väga konkreetseid asju ning tervendavad haigeid. Nad saavad Jeesusest sellise ilmutuse, et neil kaob igasugune hirm kuradi ja kurjade vaimude eest ning nad teavad, et ka kõige väiksemal Jumala lapsel, kes on verega pestud ning riietatud õiguse rüü ja ülistusrüüga, on suutlikkus anda piitsaga põrgu kõige vägevamatele teemonitele. Nad on väikesed taavetid, kes lähevad julgelt ja võidavad ära suured koljatid. Rick Joyner on öelnud, üks lõikuse ja silmapaistvamaid omadusi on töötegijate noorus. Teismelised saavad olema ärkamise selgrooks ning eelteismelised ühed suurimatest evangelistidest. Väikesed lapsed ajavad välja kurja vaime, tervendavad haigeid, äratavad surnuid üles ning suunavad raevutsevaid üleujutusi sõnaga. Mõned võtavad tõepoolest meelevalla tervete haiglate ja vaimuhaiglate üle, tervendades nendes viimse kui patsiendi, pannes käed hoonetele peale. Lõikuse aja maailm mõistab, et nii nagu Jesaja 8:18 ütleb, lapsed, keda Issand mulle on andnud, on tunnustähtedeks ja imetegudeks. Ja suurim profeteering läbi aegade on kirja pandud selles raamatus, mida sa igal nädalal kaasas kannad. See on kirjas Joeli 3. peatükis 1. salm. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama. Teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Teie noored mehed näevad nägemusi. Aeg, mil Jumal on valanud oma vaimu kogu liha peale, on juba käes. See on ammu juba käes. Jeesus käsib meil oma lapsed üles äratada. Kristlaste suhtumine meil võib olla vahel lausa selline, mis puudutab laste vaimulikku võimekust, et nad on nagu vaimulikult peaaegu nagu surnud. Kuid nad ei ole seda. Nad ootavad, et keegi neid ärataks. Kui Jeesus läks Jairuse tütre juurde ja ütles ümberkaudsetele inimestele, et laps ei ole surnud, vaid magab, siis inimesed naersid selle üle. Ja kui vahel meil kipub mingil põhjusel olema lastest ka sarnane arusaamine, kus nende vaimulikud võimed on meie jaoks lausa naeruväärsed, siis ja me ei usu seda, et meil on võimalik nendest kasvatada üles ja äratada neis üles see vaimulik hiiglane, kes nende sees on. Ja seetõttu võib juhtuda, et me ei võta midagi ette. Aga Jeesus võttis oma pühendunud jüngrid, kõige lähemad, ja äratas selle lapse surnuist üles. Ja seda saame sina ja mina teha ka oma koguduse lastega
ja oma lastega. Tehkem seda, et Eestimaal võiks üles tõusta üleloomulik laste armee.